Tere kuulama saatesarja Õiguse hääl ja täna räägime sellisest mõistest nagu spordiõigus. Selleks on lisaks saatejuht Tanel Talvele stuudiosse tulnud advokaadibüroo Nove vandeadvokaat, assotsieerunud partner ja spordiõiguse valdkonna juht Mart Parind. Tere! Ja Eesti Olümpiakomitee peasekretär, Eesti üks juhtivaid jalgpallikohtunikke ja veel mitmel rindel tegus Kristo Tohver. Tere! Tore näha teid siin stuudios. Teate, hakatuseks teekski mõned mõisted selgeks. Ma lugesin aastal 2002 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjast Juriidika Mari-Liis Parmase sulest ilmunud kirjutist, mis kandis pealkirja Spordiõigus, kas uus õigusdistsipliin, kus ta tõstatab küsimuse, kas juriidilisi konstruktsioone ja regulatsioone spordivaldkonnas on ilmtingimata vaja nimetada spordiõiguseks. Ma ei tea, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis see küsimus pole veel tänase päevani päris selget vastust saanud, et on see spordiõigus siis üleüldse nii-öelda päris õigusharu. On teil siin üks meil stuudios, ma kohe saate sissejuhatuseks tahaks natuks intrigeerida. Kohe vaatasin muigamisi Kristo otsa, et mis Kristo siis arvab nendest asjadest. Aga kohe saame teada. Kohe saame kuulma, et kas Kristo siis nüüd Eesti spordi epitsentris EOK-s peab spordiõigust mingiks päris asjaks, aga mina ise, kes mulle meeldib mõelda, et ma tegelen spordiõigusega, ma ise vaatan seda umbes sedasi, et mida aastad järjest mööduvad, siis seda sirgema näoga võibki väita seltskondades ja kas või siin samas podcasti eetris, et spordiõigus on päris õigusharu, millele saabki siis ka üks jurist või advokaat spetsialiseeruda. Et see viidatud 2002. aasta artikkel oli selles mõttes täitsa ajakohane või äkki isegi ajast ees, et ta püstitas sellist küsimusi. Aga ütleme niimoodi, et tänapäeval, kui lugeda tänapäeva ma ei tea, kas pakse raamatuid või mingisugust eriala artikleid, siis üldiselt ikka leitakse, et spordiõigus on nii spetsiifiline õigusnormide kogumik, et ta tõesti väärib nagu sellist autonoomset staatust, kui niimoodi peenutsevalt öelda. Nii, ja Kristo arvamus? Jaa, see on üks ääretult põnev teema, et spordil on mis sporti iseloomustab on see, et spordi sees on väga selgelt reeglid kehtestatud. Ja see on, ütleme, sellise ausa spordi ja võistlusspordi aluseks, et me lepime omavahel kokku mingid reeglistikud, millest me lähtume. Nüüd on küsimus see, et mis saab siis, kui tekivad tõlgenduskohad nendes reeglites ja et kas seda nüüd peaks vaidlema spordi sees või peaks seda minema vaidlema nagu tavakohtutesse või siis ütleme siis juristide abi. Ja fakt on see, et alati kui sa kaasad ütleme siis sellele spetsialiseerunud professionaale juriidika valdkonnast, siis tõusevad sellega ka nende vaidluste kulud. Aga samas, kuna spordis on palju raha, ütleme siis nii, et tegelikult Eesti spordis ei ole väga palju raha, aga maailmaspordis on tegelikult ju raha liigub väga palju, siis on loogiline, et selline spetsialiseerumine toimub. Meie nagu spordiringkonna vaade on see, et me tahaksime, et need spordivaidlused saaksid võimalikult hästi ära vaieldud spordi sees, võimalikult väikeste kuludega ja võimalikult kiiresti, mis tihti, ütleme siis tavaõigussüsteemis on natuke keeruline ja selle tõttu me püüame luua süsteeme, kus me saame nagu spordi sees nende asjadega hakkama. Ma sellepärast niimoodi alustasin, sest et kuidagi nagu tundub natuke ebaõiglane võib-olla teiste eluvaldkondadega, et on ju igasuguseid selliseid spetsiifilisemaid ringkondi, eks ole, kui me igale ühele hakkame oma õigusharu nüüd siin omandama, et siis läheb võib-olla natuke käest ära. Tekib küsimus, miks need teised üldse siis, mis siiani on toimunud, enam alles on. Aga teistpidi jällegi nagu diletandina siin praegu kaasa rääkides, aga meil on olemas ju, ma ei tea, pereõigus, et lihtsalt see ongi, et õigus on nii suur ja lai mõiste, et see on loogiline, et kogu ühiskond ju spetsialiseerub, me kõik teeme mingeid asju üha nagu täpsemalt, et selles mõttes on see väga loogiline ja ma ei näe, et sport siin kuidagi oleks selles mõttes eriline või teistsugune.
ma usun, et igale, ütleme, tavalisele inimesele, kes ei ole tingimata ehk selline suurem spordisõber ja juhtu olema ka juristiharidusega, on ikkagi arvatavasti meediast vähemalt teada need juhtumid spordis, mis puudutab siis vähemalt dopingut, mingeid selliseid skandaale, või siis nende sportlaste eraelu, eks ole, perekonda ja rahalisi suhteid ja kõiki neid, et need me usume, et on nagu ühiskonnas palju vastukaja saanud, aga mulle nagu endale viimasel ajal on hakanud tunduma, et sellist tavameedia uudiskünnist on hakanud ületama ka igasugused muud spordiga ja kohtute ja vaidlustega seotud teemad, et kas on see ainult minu tunne või ongi spordimaailmas üha rohkem selliseid, ma ei tea, õiguslikke reegleid tekkinud juurdegi veel ja ka neid õigusvaidluseid on kuidagi päris kenasti ju tulnud minu meelest vähemalt või mulle ainult tundub sedasi? No ja minu tunnetus on, et jah, et ajapikku nii meil kui mujal on tõesti see sporditeemaliste õigusvaidluste arv läinud üha ja üha suuremaks. Minu eest isegi Kristo eelkäija EOK peasekretäri ametis Siim Sukles oma viimasel ametiaastal, äkki oli see ühel spordiaasta tähtede galal, ütles umbes sellise mõtte välja, et kui talt küsiti, et mis jääb tema jaoks möödunud või lõppevat aastat, siis niimoodi illustreerima, et tema ei ole nii palju advokaate EOK uste vahelt sõelumas näinud. No tihtipeale sõnaga advokaat kaasneb selline negatiivne kuvand, natuke nagu surnumatja või ma ei tea, hambaarst, et keegi väga ei naudi tema seltskonda, aga no ütleme, et mingis mõttes tähenduslik ta on, et eks siis tõesti sportlased, spordiorganisatsioonid tajuvad, et neil on üha rohkem abi vaja ja noh, ma arvan, et see omakorda on sümptomaatiline sellele, et mida rohkem spordivaldkond areneb, mida rohkem raha sinna tuleb, mida keerukamaks need omavahelised suhted lähevad, ma ei tea, sportlane versus alaliit, sportlane, noh, ma ei tea, versus ei taha nüüd öelda, aga sportlase suhted sponsoritega ja nii edasi, et noh, kus on nagu niimoodi ainest, kus on raha, kus on teemat, kus on kirgi, noh, sinna tekivad ka õigusvaidlused külge ja siis ujuvad juba ka advokaadid päevavalgele ja noh, nii ta lõpuks läheb, et üks asi viib teiseni ja on selline nagu noh, massilainetus. Ja noh, ütleme teine asi, mida saab siin ka esile tuua, on see, et me peame jõudma spordis ja spordi juhtimises ka professionaalsemaks, mis tähendab seda, et luua oma kordasid, protseduure, põhikirju selliselt, et jääks vähem vaidlemisruumi ja mida kehvemini need on tehtud, seda rohkem tekib neid auke, mille kallal nagu vaielda. Ehk siis, kui me EOK tänast strateegiat nagu vaatame, siis üks osa sellest on täna see, et me püüame siis kõigepealt iseenda, oma ökosüsteemi ja sihtasutuste, aga ka meie liikmete, ehk siis alaliitude ja meie teiste liikmetele olla abiks ja toeks, et nad suudaksid neid põhidokumente paremini vormistada, asju selgemalt teha, ühtemoodi kokku leppida, ka mitte võib-olla alati isegi nagu selgemalt, vaid nii, et ühetaoliselt. Ehk siis, et meil on nagu erinevates alaliitudes natukene sarnased, et me oleme üle-eestiliselt kokku leppinud, et need on meie mingid põhimõtted, siis on ka võimalikus kohtuvaidluses saad viidata, et see põhimõte kehtib selle pärast, et üle-eestiliselt on spordis niimoodi kokku lepitud, et see ühetaolisus on ka, ma ei tea nüüd, kas ta on nüüd juriidiline termin, aga mulle nagu tundub, et see on ka üks põhjus, miks neid asju tasub nagu üheskoos ja paremini teha. Ja noh, jah, muidugi me näeme ka, et sellist advokatuuri kaasamist on rohkem, aga seda tuleb näha ka võimalusena, et see annab võimaluse tegelikult enda sees asju korrastada. Nii et jah, ütleme, et ka minu selle poole aasta jooksul, kus ma olen täna ametis olnud, küll EOK enda vastu ei ole, no on olnud üks kaasus, kus oli nagu oht õhus, et äkki tullakse, aga ei ole tuldud, aga küll on palju on alaliitudes olnud näha kaasuseid, kus siis on advokaadid kaasatud ja on niisugused võimalikud kohtukeisid kas siis õhus või kuidagi vähemalt või isegi käimas. Aga tulemegi äkki konkreetsemate näidete juurde, et kui me nüüd spordiõigusest täna siin räägime, et mis need sellised kaasused siis on olnud, no me oleme siin meedias, nagu ma siin alguses mainisin, mõnda sellist nii-öelda kuulsamat arvatavasti kuulnud, lugenud ja näinud, aga mis need tänased teemad või aktuaalsed teemad siis on, mille puhul on vaja siis juriidilisi selliseid sekkumisi? Jah, ma arvan, et see aegjoon ongi kuidagi niimoodi läinud, et kui ütleme,
tänapäev miinus mingi 2-3 aastat lahutada maha, siis oli meil selline seis, et need kõige märgilisemad spordiõiguse kaasused puudutasid Eestis dopingut. Meil oli Veerpalu kaasus, mida niimoodi menetleti jutumärkides siin väga avalikult, kõik said kõigest kuulma. Meil olid erinevad, ütleme niimoodi, Kristiina Šmigun-Vähi teemad, mis olid sellised, ütleme, väga konfidentsiaalsed, et paljuski räägiti avalikkuses sellest, millest tegelikult mitte midagi ei teatud. Nüüd on veel viimaseid tiire Euroopa inimõiguste kohtus tiirlemas Heiki Nabi kaasus, aga tõesti, hüpates nüüd tänapäeva ja tulles päris asja juurde, saatejuhi küsimuse juurde, ma tänan. Siis hetkel, ütleme, et õnneks ei ole nagu väga selliseid silmapaistvaid dopingu kaasuseid olnud, aga nüüd on asi läinud pigem sellise nagu, ma ei tea, tehnilise poole üle ragistamiseks. Ehk et mul endalgi on silma jäänud, et vaidlused puudutavad siis näiteks Eesti esindamist, Eesti koondisesse kuulumist, et milliste kriteeriumide järgi õieti kes peaks Eesti koondisesse kuuluma erinevatel spordialadel, või ka siis näiteks sportlaste lepingulised suhted alaliitudega, et tänapäeva trend on ikkagi see, ja ma saan aru, EOK-ga seda igati õigustatult mu meelest tegelikult tagant tõukev soosib, et sportlase ja alaliidu vahel võiks olla leping, mis nende sellised põhimised õigused, kohustused paika paneb, aga võt näed sealgi, eriti kui juba see muld on nii-öelda sellise väikese vaenukirvega eelkobestatud, et siis on päris keeruline neid kokkuleppeid saavutada ja siis ikkagi neid piike ristatakse seal päris mehe moodi. No jah, et ma täienduseks siis alustades sellest viimasest punktist, siis tihti need vaidlused põhinevad negatiivsetel suhetel või isikuste vahelistel konfliktidel, kus puudub usaldus. Sest et ütleme, need samad sportlaslepingud näiteks võttes, et jällegi me oleme vaikselt liikumas sinnapoole, kus sportlaslepingud on jällegi ühetaolised. Ehk siis üks alaliit teeb sportlaslepingu ja teine alaliit teeb suhteliselt sarnase. Täna ei ole veel EOK kellegile andnud, on olnud mõned tublimad alaliidud, kes on siis oma sportlaslepingud välja töötanud. Aga lõpuks me peaksime jõudma sinna, et EOK ütleb, et sõbrad, meie liikmed, kui te tahate, see on see sportlaslepingu näidis, see on see, mis on nagu riiklikult kokku lepitud, palun sõlmige oma sportlast. Loomulikult tekivad sinna mingisugused spordialapõhised sellised reeglid juurde, aga see on nagu üks, aga jah, nad konfliktid tekivad enamasti seal, kus on nagu konfliktid juba enne selle lepingu sõlmimist õhus, et usaldus puudub ja siis hakatakse norima võib-olla asjade kallal, mille kallal tegelikult ei ole vajadust norida, aga kardetakse mingisugust ärategemist. Mis on väga huvitav kaasus ja on see koondise esindamine. Ehk siis, ja me nüüd just Milano Cortinat silmas pidades just eelmine nädal meie spordidirektor Martti Raju saatis välja alaliitudele nagu palve või juhendi, et palun määrake ära võimalikult täpselt olümpiale kvalifitseerumise nõuded nagu teie alaliidu poolt oma sportlastele. Et te saate pärast seda, kui olümpia nagu siis piletid on välja antud, väga selgelt viidata, et mille alusel need piletid saavad, sest olümpia puhul on huvitav see, et sportlane ei saa isikumandaati. Et võtame näiteks Niina Petrõkina, kes meil on Euroopa meister, tema tegelikult, meil ei ole Niina Petrõkinal olümpial koht, vaid meil on olümpial koht Eesti sportlasel, ja meil on olümpial võimalus saada teine koht veel teisel Eesti sportlasel läbi siis katsevõistluse. Ehk siis kuulge, see vabandust, ma hakkan paralleele poliitikaga tõmbama, et ega siis see, kes kõige parem on, ei saa sinna, vaid saab see, kes on kuskil nimekirja seespool ja omab häid suhteid peasekretär. Ei, aga tegelikult see ongi, et sa pead väga täpselt paika panema, mille loomulikult, tegelikult on nii, et võtame kas või Niina näite, loomulikult Niina ju läheb olümpiale, see on ju nagu iseenesest mõistetav. Enamasti vaidlused käivad nende üle, mitte nende üle, kes võivad sul medaleid tuua või seal top 10 võistlevad. Enamus käib vaidlus selle üle, et need, kes napilt peale saavad ja võib-olla lähevad võistlema sinna nagu tabeli tagamisse otsa, et seal eespool üldiselt väga vaidlus sellest, see on nagu nii selge, on ju. Aga igal juhul, et sa pead need statuudid nagu selgelt kehtestama, mille alusel sa tegelikult need sportlased välja valid. Et see on nagu huvitav, ja siis on teine käes, et üks on individuaalsportlased, ütleme näiteks, et kes on, ma ei tea, MK-etappidel toonud paremaid tulemusi, aga nüüd nii kui sul tekib tiimivõistluse aspekt, siis tiimil on peatreener ja võib-olla tiimivõistluse kontekstis hakkavad mängima mingisugused teised dünaamikad ja nüüd tegelikult peaks olema peatreeneril õigus valida, keda ta sellesse tiimi tahab, et see ei peaks tulema nagu individuaalalade summana kokku. Ma toon näite jällegi alast, mida mina väga hästi tunnen jalgpallis.
aastaid ja aastaid on maailmas see, et mõned nagu tippmängijad jäävad kuskilt koondistest välja sellepärast, et neil on kas konflikt oma meeskonnakaaslastega, konflikt peatreeneriga ja sa ei saa sellist mängijat tuua sinna sellesse tiimi, sellepärast et see seab ohtu kogu sinu võimaliku turniiri tulemuse, eks. Et ma ei tea, siin Karim Benzema viimaselt MM-ilt ja neid näiteid on nagu väga-väga palju, eks. Et selles mõttes individuaalala on natuke üks, meeskondlik või võistkondlik ala on natuke teine, et need on nagu ühed sellised, aga nad on väga põnevad kaasused vaidlemiseks. No on põnevad jah, sest ma tahaks kohe nagu siis küsida siit, et kui ta nagu kõik nagu saavad aru, et ta ei sobi, ütleme sinna võistkonda sellele hetkel, eks ole, sellele suur turniirile, sest see sama, mida sa just ütlesid, eks ole, et on läbisaamine treeneriga halb või meeskonnakaaslastega halb, no siis ta ei mõju hästi. Aga juriidilises seisukohas, kui me need reeglid hästi paika paneme, siis ta justkui nagu ütleb, et kuulge, vaadake, paber on siin, see paks raamat ütleb, et mul on õigus. Et mis siis saab, et kuidas see nagu spordi, ütleme sellele võistkonnale või üldse spordile kui sellisele mõjub? Vot siin ongi see, et see on selline nagu selgeks vaidlemise koht ja ma ütlen, see on puhas minu isiklik seisukoht, see ei ole kuidagi nüüd mingi EOK ametlik seisukoht, et individuaalaladel peaks see olema rohkem seotud sellega, et milline on sinu positsioon, ma ei tea, katsevõistlustel, sest lõpuks on see, et spordis juhtub ka seda, et sportlane võib kaotada oma vormi. Niimoodi, et sa olid eelmine aasta, olid nagu tipptegija, aga sellel aastal üldse ei tule midagi välja. Et siis on küsimus, et kui on keegi teine, kes võiks selle koha nagu paremini täita, et võib-olla on mõistlik tema saata. Ja see on nagu iga alal nagu alapõhine, et nad saavad seda otsustada, on ju. Nagu me räägime meeskondadest, siis tuleb anda suurem otsustusõigus või diskretsioon siis sellele peatreenerile just selle meeskonna kontekstist. Jällegi teine ala, mida ma hästi tean, golfi näide, et golfi maailma kõige suurem võistlus on Ryder Cup, see on siis Euroopa mängib USA vastu ja näiteks seal on see niimoodi sätestatud, et seal on 12 võistlejad, 6 tükki kvalifitseeruvad puhtalt nagu maailma punktitabeli alusel ja 6 tükki on peatreeneri valik. Ja mitte keegi ei saa mitte kuidagi vaidlustada. Peatreener paneb kokku sellise üksuse, nagu ta osaleb. Olümpial teistpidi jällegi võtame golfi näites väga selgelt riigi parimad vastava edetabeli järgi lähevad, eks, et seal on see erisus. No ma lihtsalt tahtsin sinna jõuda, et me oleme siin oma ühiskonnas ju eriti viimasel ajal eriti palju rääkima hakanud sellest ülereguleeritusest, et meil on liiga palju reegleid, liiga palju seaduseid, liiga palju norme ja nii edasi. On see siis nüüd nii ka spordiõiguse vaatest või ikkagi see õigusselgus kaalub kõik muu ülesse? No ma arvan, et see on selline hästi pooltooniline teema, et ma täitsa nagu kirjutan alla Kristo jutule selles mõttes, et ja kõik ja alla kirjutavad ka paksud targad raamatud, mis on niimoodi väljamaa tarkade onude ja tädide poolt kirjutatud, et meeskonnaspordis põhimõtteliselt see võiks nii olla ja tegelikult suuresti ongi, et koondised või mis tahes tiimikooslused pannakse paika ikkagi sisuliselt peatreeneri vaba otsuse alusel, nendel põhjustel, millest Kristo juba rääkis, et tiim on ikkagi tiim ja seal tuleb erinevaid dünaamikaid arvestada, mitte ainult seda, et kes, ma ei tea, kõige kiiremini mingil hetkel jooksis või kõige kõvemini palli lõi. Aga, ja kui asi puudutab nüüd individuaalseid sportlasi, siis ma arvan, et mingid teatud reeglid on ikkagi vajalikud, et vältimaks seda olukorda, et professionaalsed sportlased, just nimelt kui me räägime profispordist eeskätt, et professionaalsed sportlased, kelle jaoks on see nende nii-öelda põhitöö, mõni võiks defineerida isegi kui nende elutöö, et nad rügavad, ma ei tea, 3-4 aastat, kui me vaatame niimoodi olümpiatsükli vaates, mingisuguse võimaluse nimel saada olümpiale, näiteks nad ongi, ma ei tea, tihtipeale kasutatakse selliseid asju spordis nagu jooksvad edetabelid, et keegi on kuskil jooksvas edetabelis, kuskil esimene, teine, just kui nagu peaks olema vääriline minema oma riiki esindama, aga siis öeldakse lõpuks, et tutkit, et saadame kellegi teise, et see ilmselgelt tekitab suurt tuska, vaidlusi, mida kõike veel, et selliste asjade vältimiseks ikkagi mingid elementaarsed reeglid, sellised elementaarne hügieen peaks nagu paigas olema. Ja ütleme, et seda juttu, mida ma siin äsja rääkisin, üha niimoodi toetab, räägin nüüd juristina niimoodi selle õigustehnilise poole pealt, erinevad viimaste aastate kohtulahendid nii Eestist, Riigikohtust, kui ka Euroopast, täpsemini siis Euroopa Liidu kohtuasutusest nimega Euroopa Kohus, et spordialaliit tulenevalt sellest, kuidas ta funktsioneerib, on sisuliselt nagu spordivaldkonnas oma alal
monopol, ehk et temal on nagu väga suur võim ja vägi niimoodi käskida pooda ja lasta, et selliste organisatsioonide tegevus peab ikkagi olema allutatud mingitele reeglitele. Jah, jällegi, meeskonnasport on natuke teine asi, aga et see individuaalsportlaste siia tänna läkitamine, see ei saa olla päris selline meelevaldne otsus. Ma nüüd küsin igaks juhuks üle, et kas ma sain nüüd õigesti aru, et sinu arvates vähemalt neid reegleid siin maailmas liiga palju ei ole juba? Ei, ütleme, et tegelikult ma olen ikkagi pigem selline allergiline regulatsioonidele ja bürokraatiale ja sellisele ülemõtlemisele, aga ütleme, et kõik ongi ju suhteline, et igal reeglil on oma aeg ja koht ja ma arvan, et kui asi puudutabki siis punkt 1 profisportlasi, punkt 2 individuaalvõistlejaid ja nagu nii olulist töölõiku kui tiitlivõistluste koondisesse kuulumine, mis on see kõige asi, mille nimel siis ju tööd tehakse, et mingid ühised arusaamad peavad siis olema. Ja arusaadav, lihtsalt ma mõtlen elulises mõttes, eks ole, et kui hea tunne on siis seal võistkonnas lõpuks olla, kui sa tead, et sa oled selle advokaatide abiga välja võidelnud selle koha. Muidugi selge see, et ka sportlaste õigused peavad olema kaitstud ja see õigusselgus on abiks ja nii edasi, aga lihtsalt, et mis tundega sa siis nagu aga siit tulebki täpselt see mängu, et kui sa lähed sinna võistlusele ise ennast esindama, jah, sa esindad ka Eesti riiki ja sa oled saanud selle kuidagi vaidluse teemal, see on igati okei, sest sa lõpuks oled nagu ise enda eest väljas, aga kohe, kui sa esindad seal meeskonda või võistkonda, ükskõik siis naistkond, meeskond, võistkond, siis see on keeruline. Ma lihtsalt väga personaalne näide, et minu karjääris on olnud olukorda, kus siis ütleme meie rahvusvahelisse tiimi jalgpallikohtunikena siis tuli kaasa küll aastaid tagasi, keegi, keda tegelikult meie sinna otsa, mitte et me ei tahtnud, ta oli ka nagu, ta on okei inimene ja oleme tema käinud, aga ta ei olnud nagu meie tiimi liige. Aga kuna ta ei olnud saanud nagu väga palju käia, ta oli, vanasti oli selline rotatsioonikord Euroopas, et ei olnud nagu tiimid, vaid oli, et igaüks saaks enam-vähem võrdselt käia, siis meil oli juba nagu tiim välja määratud, kellega me pidime minema teenindama ja üks assistentidest vahetati välja, sest et see assistent, kes nagu jäi maha, tegi siis nagu kaebekirja selle kohta, et kuule, et liiga vähe olen, mina saan rahvusvahelisi mänge. Ja kuna toona oli kokkulepe, et kõik saavad enam-vähem võrdselt, täna mul on oma tiim, kellega ma käin kogu aeg, on ju, et seal ei olegi mingeid vaidlusi, siis ega ei olnud väga lihtne seal seda mängu nagu teenindada. Et minu, ütleme, selline kõige lähem kaasvõitleja mingis mõttes jäi maha, sest ta oli saanud rohkem käia ja tuli inimene, kellega ma tegelikult väga palju ei olnud rahvusvaheliselt käinud ja ütleme nii, et ega see mäng meil väga hästi ka ei läinud. Aga juriidiliselt oli kõik korrektne. Juriidiliselt oli kõik korrektne, aga selle tulemusena tegelikult muudetigi mingi hetk see süsteem ära. Et ei olnud enam seda, et ilmtingimata võrdne rotatsioon või täna, kui me räägime kohtunike maailmast, siis meil on oma tiimid, aga see ongi jällegi selle ühe kaasuse tulemusena muudeti süsteemi nagu loogilisemaks, ehk siis süsteemis tekivad vead, bürokraatia, me ei saa ju ilma bürokraatiat, vaata, muidu meil on anarhia, et bürokraatia ju tegelikult korrastab, aga mingi hetk sa hakkad liiga palju korrastama ja nüüd sa pead, kogu aeg on see selline selle piiri tajumine ja mäng ja mingi hetk tõenäoliselt neid reegleid läheb liiga palju, täna ma saan aru, et ka Eesti riik on näiteks seda tajunud, meil aitavad siin ettevõtjad riigibürokraatiat vähendada, on ju, et see ongi selline pidev balansi otsimine, et ei saa ilma selleta, aga ei tohi olla ka liiga palju. Ja mul tuleb lihtsalt meelde enda elust ka üks seik, et meil on selline tore kogukondlik sündmus külas nagu Voose talispordipäev olnud aastakümneid ja siis on ükskord üks selline võistkond, kes ütles, et ega vahet ei ole, mis koha me siin praegu niimoodi ametlikult saavutame, et küll me vaidleme selle esikoha välja pärast, et meil on siin tiimis, kõik on advokaadid, et see ei hakkaks nüüd nagu spordis nagu selliseks ütleme, liiga levinuks saama. Ja ütleme, et advokaatide ametiühingu liikmena teen kohe häält, et õnneks oli selline ilmselt eas lõõpimise vaimus tehtud väike kild, et võib-olla huvitav kuulajale teada, et tegelikult siin 2-3 aastat tagasi võib-olla tuli üks Riigikohtu otsus ka, Eesti kõrgem kohus otsustas, et vähemalt Eesti õigussüsteemis spordivõistluste tulemusi, kes sai esimese, teise, kolmanda koha ja nii edasi, ei saa
tavakohtus vaidlustada, et see on midagi, mida Eesti kohtud ei aruta, et kui spordivaldkond näeb endale ise ette mingi sellise sisemise oma spordiökosüsteemi mingisuguse vaidluste lahendamise mehhanismi, siis andke minna, aga et riiklikud kohtud neid asju ei menetle. Tõsi, riiklikud kohtud teatud juhtudel, kui spordivaldkond pole seda suutnud ise nagu niimoodi õhutihedalt ära pitseerida, et need asjad pääsevad ikkagi riiklikusse kohtusüsteemi, siis riiklikud kohtud vaidlevad mingeid selliseid nagu tõesti nagu tehnilisi küsimusi, kes peaks kuuluma kusagile koondisesse, mingid dopinguvärgid võib-olla, aga jah, spordi tulemusi, ma ütleks isegi ikkagi jumalale tänu, päris niimoodi Harju maakohtus ei vaielda. Selge see, et see oli lõppimisele muidugi öeldud seal tookord ja naljandina, aga väga hea, et sa selle jutu sinna viisid, sest et mul oligi siin järgmine mõte kohe, et ütleme, et kui ma mõtlen enda peale vahest sõpradega kossu mängides, tekib iga jumala kord mõne mängija suhtes selline tunne, et pead anna või kohtusse. Aga siis hakkad mõtlema, et millisesse, ei mõtlegi välja. Et kohapeal see kohtunik, kes seal on, see vilistab niikuinii valesti, eks ole, sellega pole mõtet midagi vaielda ja ta üldse saadab sind minema platsilt ja siis ma võtan oma tiimi ka veel kaasa, eks ole, lähen minema. Vihjasin siin ühele äsjasele juhtumile, eks ole meil. Aga siis on eelmise aasta lõpust, ma saan aru, meil ka EOK eestvõttel loodud spordikohus, siis on olemas need tavalised kohtuastmed, eks ole, millest juttu oli just, ja siis on Euroopa kohus ja Euroopa inimõiguste kohus ja et kuhu ma nüüd siis õnnetu inimene pean üldse pöörduma või on siis see alaliit ikkagi see esimene koht ja kui suur võim sellel alaliidul siis on, et on tema ka nagu siis üks kohtuaste või on EOK hoopis kohtuks hakanud ise või mis siin toimub üldse? Et kõigepealt, et miks see spordikohtusüsteem loodi eelmisel aastal? Ta loodi just sellepärast, et me ütleme siis toonane juhtkond ja EOK ja alaliidud leidsid seda, et sama, millest me alustasime seda saadet, et vaidlusi on tulnud rohkem. Vaidlused võtavad kaua aega tavakohtusüsteemis, kuhu nad sinna jõuavad ja on ka suhteliselt kulukad. Ja ühelt poolt me ütleme, et spordis on palju raha, ta on siis selles mõttes, et raha, mille üle nagu vaielda on palju, aga lõpuks spordi raha on kogu aeg vähe, et tegelikult me tahaksime raha suunata palju rohkem spordi tegemisse ja palju vähem spordi administreerimisse. Nii et spordikohtu loogika mõte või loomise mõte oli see, et me väga selgelt nagu vähendaksime seda bürokraatia hulka ja lihtsustaksime seda protsessi kõikidele. Teine spordikohtu loomise alus on see, et loodi need Eesti spordieetika reeglid. Ehk siis tegelikult lisaks dopingureeglitele kehtivad nüüd eetikareeglid, ütleme siis 2026 1. juulist peavad kõik need olema endale rakendanud või 1. juuni, see kuupäev 2026 suvel on ju, ehk siis, et ja nüüd nende reeglite järeltäitmist aitab siis hallata see spordikohus. Aga nüüd kuhu siis sina kui õnnetu kannataja pead pöörduma, et kuhu me tahaksime jõuda selle süsteemiga on nii. Me teeme Eestis hübriidsüsteemi. On riike, kus süsteem on niimoodi, et alaliidud üldse ei tegele vaidlustega. Meil on Eestis osad alaliidud väga tugevalt oma süsteemid juba loonud, Jalgpalliliit on siin hea näide, kus on olemas oma distsiplinaarkogu, oma apellatsioonikogu, ehk siis neil on see süsteem väga selgelt olemas, nad ei tahaks seda õigust enda käest ära anda. Ehk siis mis me oleme loonud on sellise süsteemi, et kui sinul on täna probleem, oled sa siis mängija, kohtunik, ma ei tea, lapsevanem, kes iganes, siis sul on õigus minna õigust nõudma, mis iganes teemal, kõigepealt alaliitu, ehk siis näiteks võtame ükskõik mis ala, võtame jalgpall, midagi seal juhtub, millega sa ei ole nõus, siis sina lähed tegelikult oma sellise probleemiga alaliitu. Jalgpalliliidu puhul alaliit seda lahendab ja nüüd, kui sa ei ole nõus selle alaliidu otsusega, ehk siis näiteks sulle tundub, et sulle tehakse liiga, kuidagi tehakse ära, nad on millegipärast erapoolikud sinu suhtes, siis on sul nüüd õigus pärast alaliidu kahte siis otsust, ehk siis distsiplinaarkolleegiumi ja apellatsioonikolleegiumi otsust, minna vaidlustama seda spordikohtusse, ehk siis neutraalsesse vahekohtusse siis selliselt, mis on siis eelnevalt kokku lepitud, et meie kõik, kes me spordis toimetame, me lepime kokku, et kõik need inimesed, kõik need alaliidud, kõik need klubid, kes on alaliitude liikmed, kõik juhtorganid, kes on alaliitudes, peavad siis allutama ennast sellele spordikohtule. Nüüd kui alaliidul ei ole seda distsiplinaari apellatsioonikolleegiumit sees, siis on sul õigus tulla tegelikult EOK-sse,
EOK loob oma distsiplinaarkolleegiumi ehk siis esimese astme vaidluseks, kui alaliit seda ei tee. Mitte ei lähe otse sinna. Mitte otse kohtusse, vaid tekib üks vahelüli, mis on siis EOK all ja siis see kõigepealt menetleb. Menetluseks me võtame appi EAC, ehk siis Eesti Antidopingu ja Eetika Sihtasutuse, et nemad siis tegelikult aitavad seda menetlust läbi viia, on siis natuke sellise uurija rollis, aga otsused teeb siis see distsiplinaarkolleegium ja nüüd, kui sa selle distsiplinaarkolleegiumi otsusega ei ole nõus, selle EOK omaga, saad sa jällegi minna spordikohtusse. Ehk siis spordikohus on Eesti mõistes selline lõplik otsuste lahendaja nende osapoolte vahel spordis, kes on selle omavahel nagu kokku leppinud ja siis on sul õigus veel minna kassi, mis tuleb ka EOK põhikirjast. Nüüd me teeme ühe muudatuse sellel aastal selle spordikohtu reeglites, kui täiskogu selle heaks kiidab, on see, et algu me püüdsime allutada spordikohtule kohustuslikus korras kõik spordis osalejad, mis tähendab pealtvaatajad, lapsevanemad, massiüritustel osalejad, aga me oleme jõudnud järeldusele, et kuna nemad ei ole selle spordi alaliiduga, spordi alaliidu liikmetega otseses lepingulises suhtes, siis neil peab olema õigus otsustada, kas nad tahavad minna spordikohtusse või nad võib-olla tahavad minna nagu tavakohtusüsteemi. Ja me ei saa seda neile kohustuslikuks teha, ehk neil tekib selline opt-in, et nad saavad sinna tulla. Aga alaliit, klubi, alaliidu tegevjuhtkond, kõik, kes on lepingulises suhtes kuidagi pidi, on selle lepinguga tegelikult allutanud ennast spordikohtule ja näiteks kui tekib alaliidu vahel, ma ei tea, sportlane alaliit vahel või vaidlus, siis nemad ei saagi tavakohtusse minna, juhul kui see on nagu spordi küsimus, on ju. Et siis nad igal juhul jõuavad sinna spordikohtusse, et see on selline muudatus, mille me sellel aastal nagu sisse viime, aga jah, et ehk siis veel kord lihtsalt, lühidalt, sinul spordisüsteemis tekib vaidlus, kõigepealt alaliit, kui alaliit ei lahenda seda sulle nagu aktsepteeritavalt, on sul õigus minna spordikohtusse vaidlema. Kui alaliit üldse sellega ei tegele, on mõned kaasused, kus alaliit ei saagi tegeleda. Seal, kus alaliit on huvide konflikt, näiteks alaliidu seal juhtkonnas, või on see, et on lastega, siis sa tegelikult lähed otse juba siis EAC hakkab seda menetlema. No see spordikohtust on võimalik veel ikkagi edasi minna siis, kui sealt ka veel ei... Jah, seal on võimalik minna rahvusvahelisse spordikohtusse, mis on siis Šveitsis, on ju. Aga sealt edasi tavakohtusse sama kaasus siis enam lahendama võimalik minna ei ole, kui sa oled ennast juba allutanud sellele spordikohtule. Ehk siis kõik, kes on meiega ühte või teistpidi litsentside lepingutega seotud, neil pole üldse seda võimalust, kes on osalised, ala pealtvaatajad, lapsevanemad, sellel hetkel, kui nad võtavad vastu selle otsuse, et nad lähevad spordikohtusse, siis nad samamoodi ei saa enam edasi kaevata pärast tavakohtusse. Mart, teie olete, ma hakkasin teietama sulle hirmuga siin, eks ole, poole saate pealt, et sina ikka ütlen edasi, et sina oled seda möödunud aasta otsust spordikohus kui selline üldse luua üsna tugevasti kritiseerinud, et miks? Jaa, ma panen kohe siia rasvase tärni juurde, et tegelikult, aga nähtavasti, ja see pole üldse niimoodi torge nüüd saatejuhi aadressil, eks ta oligi selline väga nüansseeritud lugu, et ma tegelikult kahe käega ja avali süli toetan seda initsiatiivi spordikohus luua. Erinevatel põhjustel, millest tegelikult väga paljudest juba rääkis Kristo ka, et oleks vaja sellist selgust ja vähemalt, kui mitte täistsentraalset, siis sellist nagu pooltsentraalset lahendust. Pikemalt ei hakka sel teemal heietama, aga jah, mulle lihtsalt toona tundus, et mõned peenemad juriidilised nüansid kogu selles loos vajasid veel niimoodi tagant tõukamist, järelaitamist, aga niimoodi sügava kummardusena siis uue EOK administratsiooni ees, et nende teemadega on siin jõudsalt tegeletud ja kas või see niinimetatud opt-in lahendus, millest siin Kristogi rääkis, et füüsilistest isikutest, ütleme inimkeeli siis inimesed, spordivaldkonna inimesed, treenerid, sportlased, lapsevanemad, et kui nemad ei ole nüüd päris kohustuslikus korras allutatud kõigele sellele, millest Kristo rääkis, et see juba võtabki, ütleme, lõvi osa nendest minu omaaegsetest kriitikapunktidest laualt maha, sest et minu kriitika baseeruski suuresti Euroopa inimõiguste kohtupraktikale, mis, ütleme, väga lühidalt kokkuvõetuna annab mõista seda, et kui spordivaldkonnas tegutsevatele, just nimelt ma toon füüsilistele isikutele, inimestele, surutakse, ma isegi mõtte halvas mõttes, aga niimoodi kohustuslikus korraks pannakse peale mingi vahekohtu, arbitraaži kohtu alluvus, et siis see peab vastama seal hästi-hästi kõrgetele niimoodi standarditele, et kõik peab olema nagu 5+ hindele, erapooletu, sõltumata ja nii edasi, et seda ongi väga-väga keeruline saavutada. Aga võib-olla, kui Kristo jutu juurde veel korraks tagasi tulla, siis
siis Kristo rääkis sellest EOK spordikohtust väga tarmukalt ja adekvaatselt, mul midagi täiendada ei ole, aga lihtsalt ma juba pikki silmi tegelikult ka ise niimoodi spordiõiguse advokaadina ootan seda 2026 suve, kui ma saan aru, see süsteem võiks päriselt niimoodi, nagu tänapäeval öeldakse, laivi minna, sest et tegelikult täna ikkagi paiguti vähemasti on see spordi vaidluse lahendamiseks õige areeni leidmine, isegi paras orienteerumine ka elukutselisele juristile, et pead ikka väga näpuga järge ajama dokumentides, et näiteks üks viimase aja siin selliseid rohkem meediapinda saanud kaasusi, Vehkle ja Katrina Lehise lugu, miks seda täna vaieldakse Harju maakohtus, ongi just nimelt põhjus, et konkreetsel spordialaliidul, vehklemisliidul endal ei ole mis tahes alaliidu siseseid vaidluste lahendamise mehhanisme ja kuivõrd täna ei ole veel töös ka EOK spordikohus, ka mingid muud vahekohtud, näiteks rahvusvaheline spordiarbitraaž seal kaugel Šveitsis, Lausanne'is, ka see tuleb kõne alla üksnes siis, kui poolte vahel on vastav kokkuleppe, seda ei olnud, siis ainumas variant oligi minna siis lihtsalt klassikalise kohtukulli ette, keda peab siis Eesti riik ehk Harju maakohus. Loodetavasti see Eesti spordikohus siis ikkagi hakkab tööle teie võimsusega, saab natuke see selgemaks selle pildi, et siin vahepeal ju natuke utreerides võib-olla küll nagu illustreerisin, eks, aga tõesti on nagu segane, et kuidas see värk siis käib, aga tolle asja me rääkisime nüüd niimoodi juba enam-vähem vist selgeks. Jaa, ma lihtsalt võtan ka mütsi maha tegelikult kõigi nende inimeste eest, kes selle spordikohtu nagu lõid ja need reeglistikud lõid, sest see tõepoolest on väga, ma ütlen, mul on võtnud pool aastat aega, ma lõpuni kõigest veel aru ei saa, aga ütleme, sinna sisse minna on olnud päris selline suur väljakutse, aga jah, et tegelikult loodi nagu väga vajalik asi, natuke me seda nüüd kohendame, olles natuke jällegi targemad, sest lõpuks on iga kord, kui sa midagi lood, siis tuleb sellele kriitikale tuleb olla avatud ja see peab olema konstruktiivne ja saad midagi paremaks. Aga eks lõplik tõde, selgub ikkagi siis, kui reaalselt hakkavad need kaasused tekkima, hakkavad need vaidlused tekkima, siis võib ju tekkida veel arusaami, et kuulge, meil siin see nüanss ei ole võib-olla kõige paremini paigas. Ehk praktika paneb tegelikult paika selle, kas seda korda tuleb veel kuidagi ühte või teistpidi muuta. Nii et selles mõttes ma olen nagu, mulle väga meeldib see protsess, just selles mõttes, et tehti midagi ära, nüüd me saame natukene nügida seda veel paremaks, lõpuks tekib siis praktika, nüüd me hakkame koolitama oma alaliite, kõike seda, nad hakkavad kõiki neid reeglistikke vastu võtma, oma põhikirju muutma, selleks tuleb eraldi inimene, kes hakkab nendega tegelema nüüd selle järgneva aasta jooksul kuni järgmise juunini, on ju. Ja siis loodetavasti oleme paremas kohas. Kes seal seda õigust täpselt mõistma siis ikkagi hakkavad? Ma mõtlen nagu lihtsalt inimesena või sportlasena selle peale, et kui ma lähen Harju maakohtusse või kuhugi sinna, eks ole, siis ma eeldan vähemalt, et seal on väga professionaalsed kohtunikud, nad on aastaid ja aastaid õppinud, omandanud teatud hariduse selles valdkonnas ja nii edasi. Kui ma nüüd spordikohtusse tulen, et kas ma võin nagu sama loota siis, et ja see on ka üks väike muudatus, mille me ka praegu teeme, aga põhimõtteliselt see spordikohus hakkab koosnema, see on siis nagu see kogu kohtu kolleegium, ehk siis mitte kolleegium on vale sõna, spordikohus, seal on 9 liiget. Nendest 4 on juristid või advokatuuri esindajad, juriidilise haridusega, 4 on kas sportlased või spordi administratsiooni, spordijuhid, üks koht on siis jäetud vabaks ja nüüd igas selles kolleegiumis, kes hakkab siis, ja siis põhimõtteliselt nagu valitakse liikmed, seal on siis juhatuse esimees või siis spordikohtu esimees, kes valib siis iga kaasuse jaoks endale kolleegiumi, kus siis peab alati olema 3 juristi, oli vist nii, jah? Vist oli, jah. 3, äkki oli 2 juristi. No ega see nüüd nii tähtis ei ole. Ei, oota, 4 oli 2 juristi, jah. Igas kolleegiumis peab olema 2 juristi ja 2 sporditegelast minimaalselt sees. Ehk siis see mõte ongi selles, et sul on alati esindatud advokatuuri pool või juura pool, sul on alati esindatud spordiorganisatsiooni pool, üks koht siis on nagu vaba, et ta võib olla üks või teine, on ju, ja nüüd tekib minul sportlasena või vaidlusosalisena õigus endal, kui see üks nendest isikutest mulle mingil põhjusel ei sobi, et siis mul on õigus üks inimene välja vahetada. Ehk siis igas kolleegiumis mõlemad osapooltel tekib õigus üks inimene välja vahetada, mis toob natuke sellist, ütleme siis,
võib-olla vähendab subjektiivsust ja toob natuke sellist erapooletust rohkem sisse, et kui kellegil on ikkagi mingil põhjusel kas isiklikust elust endine mingi konflikt või on väga selged nagu maailmavaatelised erinevused, et siis on see spordikohtu inimeste ring on natuke suurem ja sa saad välja valida, mitte välja valida, sa saad välistada iseendale ühe inimese. Loomulikult kehtib ka taandamine, et kui on nagu konkreetne huvide konflikt, aga see on teine teema. Aga jah, et puhtalt siis eks seal on alati 2 advokaati, 2 sporditegelast siis selles 5. paneelis. No me sellisest mõistest nagu ülereguleerimine ja oht selleks natukese rääkisime, teine selline moodne sõna viimasel ajal on kaasamine. Et kui me tänased teemad siin, mis me oleme siin käsitlenud, et kui palju te siis neid sportlaseid endid olete kaasanud, neid kuulanud, mida nemad arvavad üldse asjast ja kas nad ise ei tunneta, et kuidagi viimasel ajal hakkab minema rohkem selliseks spordiks seal kohtusaalides kui väljakutel ja saalides, et on see oht kuidagi nende jaoks olemas või tõstatunud? No mina saan siin öelda seda, et sellel hetkel, kui ma selle poti nagu meie laual, või kui see teema meil laual oli, siis Mart oli üks, kes siis oli seda kritiseerinud, aga Mardi kriitika ei olnud tingitud mitte niivõrd võib-olla, ma ei saa öelda, millest Mardi kriitika oli tingitud, aga osaline selles protsessis oli meie sportlaskomisjoni esimees Allar Raja. Ehk siis väga selgelt sportlaste poolne tagasiside sellele süsteemile ja näiteks sama, kus me räägime, et kes seda kohut mõistma hakkab, ehk siis see spordikohtu koosseis ja see kolleegiumi koosseis, see oli üks väga selge sisend, mis tuli sportlaskomisjonilt, kes siis esindab Eesti sportlasi, et me tahame, et ei tekiks, et see oleks võimalikult erapooletuse kogu ja seetõttu me tõime sisse selle loogika, et tekib võimalus üks inimene sealt välja vahetada mingisuguse ajaloolise taaga tõttu, on ju. Et et see näiteks on hea näide nende poolt tulnud tagasidest, millega me oleme täna arvestanud. See on nüüd mulle selline odav poliitiline punktivõte, Kristo mul siin käe kõrval istub ja on hea näidata ennast väga õndsas valguses, aga nali naljaks, ma täitsa siiralt kohe ütlen, et ma olen suure lugupidamise ja sümpaatiaga vaatanud nüüd uue administratsiooni tegemisi, et kui see spordikohtu temaatika siis võib öelda päriti, eks ole, sest see spordikohtu pakett niimoodi kantseliitlikus keeles koputati ära ju sellel samal täiskogul, EOK täiskogul, kus valiti uus president, kui ma eksi, et nii nagu teie oma sellise esimese hoovõttu olite ära teinud, siis hakkasite ju otsast kõikide nende huvigruppidega suhtlema ja et töö on väga, väga tegus olnud ja mina julgen küll arvata, et kõik hääled, kes võib-olla mingid tundsidki, et päris hästi ei saanud aru või kuidagi olid tundsid ennast kuidagi rongilt maha jäämas, et nemad on siis nüüd kenasti ju ree peale aidatud. Aga jällegi, tuleme tagasi selle juurde, et kindlasti on selles süsteemis ka nüüd, kui see nüüd me teeme muudatusettepanekud ja täiskogu siis saab otsustada, kas ta need vastu võtab või mitte. See süsteem ei ole kindlasti nagu perfektne, ehk siis lõpuks tõde tuleb praktikast. Loomulikult ja see on üldse ju see elupõline küsimus ju, et ega siis need seadused võivad olla nii täpsed ja kui tahes, eks ole, aga ikka jääb sinna, kuidas te ütlete, tõlgendamisruumi või? Jaa, kõik on tõlgendamise küsimus. Klassikaline nali. Just. Ja see vist nii jääb ka. Kuulge, meil hakkab saateaeg vägisi otsa saama, et põnev on olnud siin rääkida, aga ma ikkagi 2 küsimust tahaks veel siia lõppu puudutada, et esiteks et me oleme siin justkui rääkinud praegu ikkagi profispordist või et sellist elukutselisest teemast, kas amatöörsport ja see teema ka näiteks selle sama kohtu või mis seis nendega selles spordiõiguse vaates siis üldse on? Kas need amatöörid võivad ka sinna spordikohtusse pöörduda? Või? Põhimõtteliselt, kui Kristo mu juttu nüüd kohe ära ei cancelda, siis mina arvan, et printsiibis nad ju võivad sinna täitsa jõuda küll. Ja parem olekski ausalt öeldes, et kui on ikkagi reaalselt autentselt spordi teemaline vaidlus, siis ausalt öeldes see kohane areen olekski see EOK spordikohus. Enne mul jäi Kristo jutule vahele hõikamata, et tegelikult ju, mis üldse on me ei pea isegi rääkima spordikohtust, spordi vahekohtust, siis olgem täpsed, vahekohus tähendab siis, olgu kuulajale selgitatud kohut, mis ei ole riiklik kohus. Et spordi ja üldse teiste spetsialiseerunud vahekohtute idee ja point ongi ju selles, et seal mõistavad õigust tõesti selle valdkonna eripärasid tundvad inimesed, et
Harju maakohtus, kui sul niimoodi jutumärkides loosiga ei joppa, siis sa saad spordivaidlust endale lahendama inimesi, kes võib-olla, on võib-olla kuulnud Michael Jordani nime, aga rohkem mitte. Ja see juba tekitab omakorda probleeme, aga tulles nüüd selle küsimuse juurde jälle tagasi, siis mulle tundub, et ka amatöörspordi valdkonnas ju teemasid tõstatub, olgu need siis sellised, ma ei tea, platsiäärsed räuskamised, mingid eetikateemad, kes on keda kusagil füüsiliselt või vaimselt väärkohenud ja nii edasi, et need on kõik sellised tänapäeva trendteemad ja need paraku, võib öelda, kahtlemata otsapidi hakkavad ka ühel hetkel nende vaidlevate organite juurde jõudma. Toomegi hea näite siit, et võtame hästi konkreetse kaasuse. Näiteks on mingisugune lastevõistlus mingisugusel lasteliiga tasandil, kus süsteemselt näiteks ühe klubi poolehoidjad väärkohtlevad teise klubi poolehoidjad, kes sinna tulevad. Ütleme, profispordis jällegi see käib asja juurde, aga ütleme, lastespordis võib-olla ei peaks. Nüüd, klubi ei võta selle koha pealt midagi ette. Et ta lihtsalt ei reageeri sellele, ei toimeta. Nüüd on alaliidul ja klubi on alaliidu liige, alaliidul on õigus tegelikult klubi distsiplineerida. Näiteks lapsevanemad kaebavad, et kuulge, et seal on väga selgelt väärkohtamine meie suhtes, ei vasta spordieetika reeglitele, on ju, et palun võtke midagi ette. Nüüd, klubil on õigus neid vanemaid sanktsioneerida, klubi näiteks seda ei tee. Ütleb, et ei, need on siin meie hardcore fännid ja me tahamegi, et U12 vanuseklassis selline õhustik meil siin oleks. Siis on õigus selle lapsevanemal tegelikult minna alaliitu ja öelda, kuulge, klubi on jätnud selle töö tegemata, palun tehke midagi, et minna siis selle alaliidu distsiplinaarorganisse. Alaliit ütleb ka, et see ei tee ja nüüd on selle lapsevanemal tegelikult õigus minna spordikohtusse ja öelda, et kuulge, see alaliit või see klubi peaks ju tegelikult midagi ette võtma. Ehk siis väga selgelt, kuigi see lapsevanem, tal ei ole kohustust minna sinna spordikohtusse, aga tal on nüüd täna see võimalus. Ja ta lõpuks ta ei saa minna otse spordikohtusse, ta peab ikkagi tegema need teised protseduurid ennem on ju läbi, aga et selles mõttes jah, samamoodi amatöörsportlane, et tal ei ole kohustust, aga tal on täna väga selge võimalus, sest et nendel, kes nüüd korraldavad seda võistlust, näiteks see alaliit või see klubi, nemad on allutatud sellele spordikohtule, et neil ei ole võimalik mitte minna sinna spordikohtusse, kui see lapsevanem või amatöörsportlane otsustab seda vaidlust pidama hakata. Igatahes reeglid siis põhimõtteliselt samad nii profisportlastele kui ka amatöörsportlastele, et need etapid on ikkagi suhteliselt sarnased ja see annab ka võib-olla sellist õigusselgust ja arusaadavust kogu sellele protsessile juurde. Hästi lühidalt veel siia lõppu ka, et kuivõrd ikkagi kõige alus on ju üldsegi preventatiivne tegevus, eks ole, et ennetada on odavam ja mõistlikum kui pärast tagajärgedega tegeleda, siis Eesti Olümpiakomiteel on käimas Sõnal on jõud kampaania, et paari sõnaga sellest ka. Ütleme niimoodi, et see kukkus väga viljakale pinnasele see kampaania, et see tagasiside, mis me sellest kampaaniast oleme saanud, see ütleme nende kaasuste arv, mis kerkis esile ka tänu sellele kampaaniale, on tegelikult ühelt poolt muljetavalt, teiselt poolt muret tekitav. Aga selleks tegelikult see Eesti spordieetika reeglid ju ka loodi ja tegelikult EATSele-ga võimekust nagu uurida rohkem, neid asju peaks nüüd ka järgi tulema, et täna meil veel raha ei ole otseselt eraldatud sellele, et see on nüüd järgmine teema, et me peame saama EATSele seda uurimisvõimekust juurde, kuna neid kaasusi suure tõenäosusega hakkab tulema rohkem, aga et see tagasiside ühiskonnas on olnud äärmiselt positiivne, äärmiselt mitmetahuline, et meil on väga hea meel, et selle kampaania tegime koostöös EATSega ja usutavasti ta ikkagi natuke seda, ütleme siis seda kultuuriruumi muutis nagu paremaks ja tõi tähelepanu ja see kindlasti ei ole läbi, et me, kuigi ütleme, et võib-olla tänavatelt kampaania on läbi, aga kindlasti tulevad järgmised sammud ja lihtsalt ühe väga olulise teema sai päevakorda veel kord tõstetud ja igalt poolt tuli see tagasiside, et see on vajalik ja me peame sellega edasi tegelema, nii et meil on hea meel selle üle. Tõesti hästi lühidalt ka omalt poolt, et kuigi see võib ühe advokaadi suust üpriski ebausutavana kõlada, aga siiski ütlen, et mina tegelikult olen selles paadis, et kõige parem vaidlus on pidamata jäänud vaidlus ja sellest vaates nagu selline ennetav tegevus selgitamaks, et mis on spordivaldkonnas okei, mis ei ole, näiteks, et ei ole okei lihtsalt lastevõistlustel niimoodi kopse välja räusata endal, ropendada, sõimata, kõik see aitab seda niimoodi Eesti spordikultuuri kihti ainult ilusamaks muuta ja loodame, et see siis tõesti kannab ilusaid vilju ka.
no ma olen täitsa kindel, et asjad lähevad ikkagi paremuse suunas ja vahest lihtsalt on tegu sellise okkalise teekonnaga, aga lõpuks on kõik hästi, et sellise optimistliku tooniga võiks tänase saatega lõpetada. Head kuulajad, see oli saatesari Õiguse hääl, täna rääkisime spordiõiguse teemadel, advokaadibüroo Nove vandeadvokaat, assotsieerunud partner ja spordiõiguse valdkonna juht Mart Parind ning Eesti Olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohver olid täna stuudios seda teemat lahkamas. Head kuulajad, saatejuht Tanel Talve tänab teid, järgmisel korral järgmised teemad, kõike kaunist!